Euroopa Liidus käib arutelu, kas lubada liikmesriikides näotuvastustehnoloogiat, mis võimaldaks inimesi reaalajas kontrollida. Eesti toetab seda plaani, kui on tagatud inimeste põhiõigused. Näiteks Hiinas ja Suurbritannias on näotuvastustehnoloogia juba aastaid kasutusel. Praegu käib arutelu ka Euroopa Liidus. Juunis hääletas Euroopa Parlament muudatuse vastu, kuid oma hinnangu peavad kujundama ka liikmesriigid ise. Eesti Europarlamendi saadikud jäid tehisintellekti kasutamises eriarvamustele. Andrus Ansip ideed teatud juhul toetab. Kui tegemist on terroristiga leidmisega, kui on teada, et pomm hakkab plahvatama, on vaja leida üles inimene, kes pommiga ringi kõnnib, või kui on toimunud lapse rööb, on teada lapse nägu, on teada ka röövli nägu, et siis võimalikult kiiresti need üles leida. Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madisson ideed aga mõistlikuks ei pea. Tema hinnangul kannataks sellest inimeste õigus eraelule ning privaatsusele. Probleem on selles, et selleks, et leida röövitud lapsi või kadunud inimesi, me peame läbi töötlema andmebaasis kõikide inimeste näoprofiile, et selleks, et leida see üks inimene kas 10 000 või üks inimene miljonist. Ka erandite loomist Madisson ei toeta. Ma pigem oleksin täna skeptiline, et kui ma ei näe nagu väga selget põhjendust, miks mingisugune üksik erand võiks võimalikult vähe riivata inimeste privaatsust ja õiglustunnet, siis ma ei poolda ka erandeid. Andrus Ansip ütleb, et tehisintellekti keelamine tähendaks aga seda, et keegi Euroopas sellesse enam ei investeeriks. Ja kui sellesse investeerita, siis loomulikult seda ka ei arendata. Ja ükskord me küsime jälle, nagu me siiani oleme küsinud, et miks ameeriklastel on Google ja Facebook ja Amazon ja Apple ka, ja neil on ka näotuvastamissüsteemid, mida nad saavad ohtlike kurjategijate tabamiseks kasutada, ja meil Euroopas ei ole. Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul tehnoloogia arengu vastu seista ei tuleks, kuid kõik tehisintellekti võimalused ja piirangud peaksid tema sõnult seadusega piiratud olema. Avalik debatt on ju tegelikult täna veel Eestis pidamata ja see nõuab sellist suuremat diskussiooni ja kõik sellised AI ehk tehisintellekti kasutamise võimalused peaksid olema seaduses välja toodud, et millal siis reaalselt tohib kasutada ja millal mitte.